ettevõtlusõppe edendajad, ettevõtlikud õpilased ja õpetajad. Üks ettevõtlik loodusmees, Fred Jüssi, on võrrelnud sõnu lehtedega. Nad lendavad suust välja ja tuul keerutab neid. Lõppkokkuvõttes ei või sa kunagi kindel olla, kuhu nad välja jõuavad. Mina arvan, et see, kuhu välja jõutakse, sõltub ka sõnast endast. Eesti keele sõnavara on rikas. Me võime kasutada sõna probleem, aga võime öelda ka selle asemel väljakutse, proovikivi, võimalus. Rõõm on näha, et aina rohkem Eesti noori näeb probleemis võimalust algatada midagi uut, teha iseenda kogukonna või ühiskonna jaoks midagi kasulikku ja seeläbi suurendada nii teiste kui iseenda heaolu. Vähem kui 5 aastaga on paljude noorte mõtteviis ja seda mõtteviisi muutnud Haridus- ja Teadusministeeriumi algatatud ettevõtlusõppeprogramm Edu ja Tegu. Ettevõtlusõppe arendamisel oleme eeskujuks väga paljudele riikidele, kuna oleme lühikese ajaga teinud suure arenguhüppe ning viinud selle, mis õppekavas kirjas, ka päriselt õppijateni. Haridusuuenduste puhul on kitsaskohaks enamasti just rakendamine. Uuenduslik lähenemine on küll strateegias või õppekavas kirjas, kuid õpilaseni jõuab sellest vaid osa. Meie edukas Edu ja Tegu programm on aidanud uuendustel õpilasteni jõuda. Eesti õpilasfirmade arv on 5 aastaga peaaegu 2-kordistunud ja sel õppeaastal tegutseb neid juba 450. Kui ettevõtliku kooli võrgustikku kuulus 2015. aastal 9 kooli, siis nüüd on neid 129. Ja ettevõtlust on hakanud Edu ja Tegu algatuse toel õpetama 310 kooli. Kõrgkoolides tegutseb edukalt Starter ja meie paistame silma selles ka PISA finantsoskuse testis oli Eesti 15-aastased noored absoluutses tipus. See tähendab, et meie noored oskavad üha paremini rakendada ainetundides õpitud ka päriselus. Nad oskavad ära tunda oma tugevusi ja andeid ning arendada neid tulevast karjääri silmas pidades. Edu ja Tegu programm ei keskendu ainuüksi ettevõtlusteadmiste arendamisele, vaid mitmekesistab õppimist ja õpetamist koos töömaailma partneritega, ettevõtjate ja lapsevanematega. Koos aitame õpetajatel muuta tunnid huvitavamaks, elulisemaks, et nii õpetajad kui õpilased teeksid oma tööd rõõmuga ja õpilased näeksid selgemat seost õpitava ja tulevase tööelu vahel. Tänan kõiki õpetajaid, kes on välja mõelnud uudseid lahendusi ja õppematerjale ning jaganud oma kogemusi ka teistele. Sellest on tekkinud kaalukas heade praktikate pagas, ideepank, mida iga õpetaja saab oma töös kasutada. Ei pea ju jalgratast igaüks ise leiutama. Samuti suur tänu ettevõtjatele ja ettevõtjate organisatsioonidele, kes aina enam võtavad aega selleks, et koostöös koolidega panustada meie noorte haridusse. Kuid leidub veel koole, kus side ettevõtlusõppega on tagasihoidlik. See ei tähenda, et seal midagi põnevat ei toimuks. Kutsun ka neid üles oma häid kogemusi jagama ja seeläbi võimestama. Ehk aitab mõni ettevõtja või muu hea partner neid edasi arendada veelgi toredamaks. Tahame abiks olla õpetajatele, kes tunnevad, et napib ideid ja teadmisi, kust alustada, et õpilastesse ettevõtlikkuse pisikut süstida. Lahendus on koostöös, tuleviku pädevusi saab ja tuleb lõimida kõikidesse õppeainetesse, tuginedes nii koolisisesele kui koolide ülesele koostööle. Uus haridusstrateegia ja strateegia Eesti 2035 keskenduvad peaasjalikult ennast juhtiva õppija toetamisele, kelle arengus on olulisel kohal tuleviku pädevuste, sealhulgas ettevõtlus- ja karjääripädevuste arendamine. Milline on ennast juhtiv ja väärtust loov noor? Ta tahab, suudab ja võtab ette. Ta näeb probleemides väljakutseid, mida lahendada ja oskab oma ideid ellu viia või kui ei oska, siis leiab kellegi, kes saab aidata. Ta teab, et kogukond ootab tema panust, mitte niisama paremast elust unistamist. Õpetaja on tema jaoks oluline, mõjutaja ja eeskuju. Ja eeskuju on nakkav. Ettevõtlik õpetaja on suunamudija. Ettevõtlikkus ei saa kujuneda ühes loengus või õppetunnis, vaid seda peab arendama juba maast madalast. Täna tunnustame parimaid ettevõtlusõppe edendajaid. Konverentsi teisel päeval tõstame esile ka ettevõtlike koolide ilmekaid edulugusid. Aitäh teile, kes te teete rasket, kuid samas põnevat tööd selleks, et uued suunad haridused saaksid tugevalt kanda kinnitada. Aitäh teile, head ettevõtlusõppe edendajad!